No nii, ma arvan, et me teeme alguse ära. Ma olen täna kodukontoris ja kodukontoris on mul müts peas. Ja see ei ole mul office'is, kontoris ma ei kanna mütsi ja mu sõbraväed küsivad, et kus su müts on ja miks sul müts on ja miks sa mütsi kannad. Ja mütsiga on lihtne lugu, on see, et ma olen kogu oma elu otsinud mütsi, mis mulle meeldib. Minule meeldib, see on olnud nagu minu ütleme siis otsing ja siis ma leidsin omale mütsi. Ja ma hakkasin seda kandma. Ja nüüd inimesed küsivad, miks sa mütsi kannad. Ja ma arvan, et see läheb tänase teemaga hästi kokku, on see, et meil on oma lugu jutustada kõigil. Ja inimesed küsivad su loo järgi, aga eriti siis, kui sa hakkad välja näitama või välja elama midagi. Et kui mina panen mütsi pähe, tekib küsimus, miks sul see müts on, miks sa mütsi kannad, miks sa kodus mütsi kannad. Teisisõnu, kui me hakkame elama oma loovust välja, siis hakatakse küsima küsimusi ja siis läheb põnevaks. Nüüd te teate, et inimesed kompenseerivad eriti mida? Ebakindlust. Ebakindlust tuleb kompenseerida ülbusega, arrogantsiga. Aga te teate väga hästi, et see paistab läbi ja see ei ole autentne. Meile ei meeldi ülbed inimesed. Me vahest ei saa ilma nendeta hakkama, sellepärast, et kas nad maksavad meile palka või on mingid muud suhted seal mängus. Aga üldiselt ma olen üsna kindel, et meile meeldib olla nende inimestega, kes on alandlikud. Ja see ei ole midagi kerget või alandlikkus ei ole midagi sellist, mida on lihtne esile tuua, sellepärast, et see nõuab jälle haavatavust. Okei. Eile me rääkisime sellest, et loovusel on pidurid ja see, et sa täna ei saa nii loovalt tegutseda, kui sa tahaksid, siis tal on mingid pidurid peal. Ja suur osa nendest piduritest on meie enda pandud, meie enda loodud, meie enda öeldud, aga vahest ka kellegi teise öeldud ja meile omaks võetud. Keegi ütleb sulle midagi, ja see on pidur, see on. Keegi kritiseerib ja sul on õigus. Ma ei peaks sellega tegelema. Sina mine oma liistude juurde tagasi. Okei, lähen kohe, vabandust, et üldse tulin, eks ole. Ja ongi kõik, ja ma kordan ennast, võimaluse olla lahke. Võimaluse olla lahke. Sa saaksid olla väga palju lahkem, oled nõus, sa saaksid olla erakordselt lahke. Oma naabrite, oma töökaaslaste, oma äri ja kõigega. Okei, aga miks ei ole? Ja siis tuleb see rida jälle loovuse pidureid. Kehv minapilt, hirm teha vigu, ebaõnnestuda, saada kriitikat, kaotada oma reputatsiooni ja kaotada raha. Okay. Ma tahan alustada sellega, et ma arvan, ükski neist ei vääri küünlaid. See sinu anne ja sinu oskus ja see sinu võimalus olla lahke on olulisem kui kõik need pidurid. Vaadake, me jõuame nagu sinna, et meie 5 päeva väljakutse nagu lubadus seisneb selles, et sa saad 5 päevaga loovaks. Ja keegi küsib 5 päevaga loovaks, mis imerohtu te hakkate seal tarbima. Ja me ei tarbi. Ja selle eeldus on see, et sa juba oled loov. 5 päevaga saab loovaks ainult niimoodi, kui sa juba oled loov. Ainus, mida me saame 5 päevaga teha iseendaga ja see, kuidas mina sind aitan, on see, et ma aktiviseerin su loovust. Ma aitan sul saada mingisugustest täiesti päris mõttemustritest, täiesti selgetest plokkidest, kas läbi või üle. Nii et 5 päevaga on võimalik ehitada või aktiviseerida oma loovus, aga eriti meeldib meile leida lahendusi huvitavatele probleemidele. Nii, lapsed käivad koolis ja õpivad hästi palju asju, mis ei ole üldse huvitavad. Aga huvitavatele probleemidele lahenduse leidmine on midagi, mida meie loovus otsib. Muidu me väsime ära. See on loovus. Räägi meile, kuidas tehnika ei toimi, kui ei ole vastatud küsimusele miks. Ma vean kihla, et mõnedki teist on lugenud läbi raamatu
kuidas saada rikkaks, kuidas müüa rohkem kinnisvara, kuidas olla edukam oma suhtes või Delfi pealkirjad 5 võimalust, kuidas kaalust alla võtta. Ma tean abielusid, kes on lugenud raamatu läbi armastuse 5 keelt ja veel mingid raamatuid, kus on kirjas, kuidas olla kõige õnnelikumas abielus üldse ja siis lahutavad. Teisisõnu, kui sa loed raamatuid, kui sa käid kursustel ja saad selgeks, kuidas teha, siis see ei vasta küsimusele, mida sa otsid. Ehk siis sellepärast ei ole mõtet ennem rääkida, kuidas tehnikatest, kui meil ei ole selge, miks sa midagi tahad, miks see sul oluline on. Motiiv on sinu tegevuste tagatuba. Halloo, oled sa seal käinud viimati? Miks sa midagi teed? No on väga erinev motivatsioonist. Motiiv on sinu tegevuste tagatuba. Mis seal toimub? Miks sa teed midagi? Ja andke andeks, aga see ei ole kerge teema, rääkimata sellest, et me kritiseerime teisi selles nende teemadel, miks keegi midagi teeb. Ta teeb seda sellepärast. Tema teeb seda sellepärast. Tema teeb seda. Ma ei tea ise ka, miks ma vahest midagi teen. Ma ei ole päris kindel. Aga selleks kontekstis olla aus oma motiivides. On inimesi, kes ajavad taga ainult raha, okei? Aga ta ütleb, et ma ei aja raha taga. Ja siis üks huvitav asi. Müügimehed, kes on desperate, nad on meeleheitel. Sa tunned selle raha lõhna ära enne, kui ta uksest sissegi tuleb. Või kui sulle helistab mõni tore müügimees, kes ütleb, tere Elari, ma helistan sulle selleks, et rääkida Elari, sulle sellest, et Elari, sinuga rääkida sellest Elari ja siis sa juba mõtled, vau. Ehk siis motiiv on oluline ja motiive tegelikult me tajume. Ja ma arvan, tänases kontekstis, kus me oleme veel sellise eneseanalüüsi etapis, oleks oluline nagu vastata küsimusele, miks ma midagi tahan. Ennem kui ma küsin küsimuse, kuidas ma selle saan. Miks ma tahan olla hea isa lastele, miks ma tahan teenida ka head sissetulekut, mis on väga okei. Mina on üks nendest, kes kindlasti, mis puudutab raha ei alahinda. Ma näen, et keskmine eestlane on ikkagi pankrotis või broke. Ja see ei ole midagi, mille üle peaks vooruslikkust nagu üles näitama. Oi, kui tore, nii vahva, et sa ei saa lubada. Meie pere on alati vaene olnud. Ja siis võetakse isegi pühakiri appi, et tõlgendada vaesust. Okei, aga sellest me ei räägi. Me räägime täna sellest motiivist, me räägime sellest, et miks sa midagi tahad. Ja see on olulisem ennem, kui ma räägin sulle, kuidas. Ma kavatsen ka rääkida sellest, kuidas. Iseenda kaus olemine on tegelikult aeg-ajalt tricky, sellepärast, et sa võid hakata endale valetama. Ja sellepärast ma ei soovita väga päevikut pidada. Okei, kuidas palun. Päevik on okei, aga blogi on parem, et mitte endale valetada. Ma olen olnud selles protsessis viimased 9 aastat, kus ma kirjutan ja suur osa, kes minu blogiga loevad, on mu oma sõbrad. Mis siis tähendab seda, et kui ma seal kirjutaks midagi, mida ma pole, siis uskuge mind, mu sõbrad annaks sellest mulle kohe teada. Elari, ma ei arvanudki, ma ei teadnudki ja nii edasi. Nii et see autentsus on oluline siin koha peal. Loovus vajab sinu autentset sind. Ja miks me ei saa siis autentsed olla? On erinevad põhjused, võib olla see kehv minapilt, võib olla see haiget saamine, võib ja nii edasi, aga siis on väga raske olla ka loov. Meil on teiega sageli see enesekindluse probleem, ma saan sellest aru. Ja üks osa enesekindluse probleemist on tegelikult identiteedi probleem, kes ma olen. Me peame lahutama 2 terminit, on enesekindlus ja on kindlameelsus. Eesti keeles kostuvad nad võõristavalt. Inglise keeles tulevad nad päris hästi välja. Certainty and self-confidence. Enesekindlus on midagi, mis peaks lapse põlvest peale olema inimesele antud. Kui laps kasvab kodus, kus ta saab kasvada sellises harmoonias, nimetame suuremas või väiksemas harmoonias, teda toetatakse, teda julgustatakse, talle antakse tagasisidet, teda ei tõmmata alla. Kui laps laulab või tantsib, siis keegi ei ütle talle, saab epu trilla, pepu lilla, vaid öeldakse, et suurepärane, tee veel. Kes meist teiega ei oleks laua peal tantsinud ja laulnud? Kindlameelsus, see tuleb kogemusega. Ma olen teie ees täna kindlameelne sellepärast, et ma olen seda materjali 10 ja 10 tunde mitte ainult harjutanud, vaid ka rääkinud. Ma olen seda omandanud, ma olen seda läbi elanud, sealt tekib kindlameelsus.
aga enesekindlus, see on vajalik puhtalt sellepärast, et kohale ilmuda. Ja kui enesekindlusega on probleeme, siis inimesed lähevad peitu. Lähevad peitu väga turvalisse kohta ja see on illusioon. Vaata, kui sa oled hirmul, siis sa pole loov. Ja miks? Me ei pea olema enesekindlad millegi pärast sellepärast, et kes me oleme või mida me oskame ja kindlameelsed sellepärast, mida me oskame, vaid sellepärast, et meid on loodud looma. Ja mitte kartma. On väga selge, meid on loodud looma ja mitte kartma. Ja vaadake, kus tuleb kognitiivne dissonants, ehk siis sinu kogemused ja see, mis elus päriselt juhtub, lähevad lahku. Aga sa pidevalt pead vastu seisma nagu hirmule. Su sisemine sina teab väga hästi, et sa pead looma. Sa tead, et sa pead olema julge ja saad olla julge, sest sa tead, kes sa oled. Erakordne inimene. Okei, millest sa räägid? Erakordne. Me ülistame ema Teresat, me ülistame Steve Jobsi, me ülistame Elon Muski ja nii edasi. No, mina ei ole ju piisav. Aru saada, mina pole piisav, nemad on. Ja võt siin ma arvan, et te saate juba kõik aru, et see on üks, mida me siis psühholoogiast õppime, ongi see kognitiivne dissonants, kus me tegelikult nagu kogu aeg võitleme selle ebapiisavusega. Ma pole piisav. Ikka vähe. Ja see on mulle väga tuttav. See on mulle väga tuttav. Ja siis aitab printsiip. Kui endaga hakkama ei saa, aitab printsiip. Ja selle printsiibi ma hea meelega annan. Ja see on väga kuri olla isekas. Kui me ei ole teiste teenistuses, kui me ei aita, kui me ei ole kasulikud, kui me ei loo. Ja võt siit ma näengi, et inimene, kes on nii erakordne nagu sina, palun, kui sa vaatad oma kätt, kui sa ei ole seda ammu vaadanud, kui sa vaatad oma kätt ja vaatad oma sõrmi ja mis sa näed? Sa näed seal sõrme jälgi, mida teistel pole. No vaata, ongi öelda, et teist sind ei ole ja sul ei ole mõtet ka kellekski teiseks hakata, sest kõik teised on juba võetud. Nii et see kontseptsioon on lihtne. Kurjus on isekus. Kui sa ei loo, on selle vastand tegelikult midagi, mida võiks öelda, see on lausa kuri. Ja muideks keskendu siis tunnetele. Ma ei tea, kuidas sa ennast tunned. Sa võiksid praegu öelda, et tere, aitäh, Elari, nagu ikka öeldakse, tunnen ennast hästi. Mina õpetan ka oma lapsi või minu abiga Kärt õpetab ka meie lapsi väljendama oma tundeid. Meie üks poegadest, Naatan, on selline tõeline mürgel ja tema ikkagi nagu niisugune madala häälega, kui tema tahaks midagi öelda. Ja siis ta ütleb nii lahedalt, et Naatan, pane oma tunded praegu sõnadesse. Siis Naatan, ma olen praegu vihane. Okei, väga hea. Väga hea. Naatan. Ja nüüd ma luban sul seda elada, seda tunnet. Tunded on fakt ja tunnete üle on tõepoolest väga raske vaielda. Nagu ma ütlesin, olen öelnud, et kui tunded oleks mu sõbrad, siis ma neid ei usaldaks. Kui tunded oleks nagu mu sõbrad, siis ma neid ei usaldaks. Nendega on nii, nagu nad on. Esmaspäeval tahad tööle minna, ei taha, tahad õppida, ei taha, tunnetega on keeruline. Ma arvan, et tunded ei saa ignoreerida. Sellepärast on nii kirjutaja blokk kui ka kriis, mis ütleb, et sul on loovuse kriis, küll päris tunded, aga tegelikult illusioonid. Ja Elari, aga ma olen praegu olukorras, kus mul on motivatsioon maas. Okei. Kujutage ette, et mulle tuleb torumees torusid remontima. Ja siis ta teatab mulle, et tead, mul on praegu moti maas ja ma ei tea, siin need torudega on nii keeruline, mul ei ole üldse motivatsiooni neid torusid siin keerata. Ma ei ole ühtegi torumeest näinud, kelle mott oleks maas, ta tuleb, ta teeb oma töö ära, ma saan aru, et ta motivatsiooni pruugi olla seda tööd teha, aga kuidas seda teeb? Tähendab, kui sa ütled, et sul on täna motivatsioonikriis või sul on kirjutaja blokk või loovuse kriis, siis see on küll päris asi, aga see on tegelikult illusioon. Isaac Asimov kirjutas 400 raamatut ainult nii, et ärkas hommikul kell 5 ja kirjutas ühe A4 ja siis kirjutas pärast järgmise ja siis kirjutas järgmise. Bach kirjutas 1000 lugu, natuke isegi peale. Me mängime nendest 37. Vaadake, kui me jõuame loovuse konteksti, siis kvantiteet on olulisem praegu esialgu kui kvaliteet. Sa ei saa kirjutada hitti, sa kirjutad järgmise loo ja siis sa kirjutad järgmise loo, sa kirjutad järgmise loo. Minu sõber Kristjan Randalu ütles mulle, Elari, see ei inspireeri mind üldse. See sinu jutt ei inspireeri mind, ma tahaks, et iga lugu on mul hitt.
ma ütlesin palju õnne. Kui sa tahad olla loov, pead sa olema ennekõike kvantiteedis, sest sina kvaliteedi üle suure tõenäosusega või hiti üle ei määra. Selle tulemuse üle ei ole sul suurt osa kontrollist. Sul on loovprotsessi üle kontroll. Seega me ei loo mitte hitte, me loome järgmist lugu, mis sul on vaja luua, mis sul on vaja teha. Müügiinimene teeb oma järgmise kõne ja siis ta teeb järgmise ja siis ta teeb järgmise. Muusik kirjutab oma järgmise noodi. Koolitaja leiab oma järgmise teema, kirjutaja kirjutab järgmise lehe. Turundaja teeb oma järgmise turunduse tüki. Aga kaua siis? Nii kaua, kuni plokki peale enam ei tule. Nii kaua, kuni seda piirangut toota, nii kaua, kui hirmu luua enam ei teki. Nii kaua. Ja see tuleb ühel hetkel, kus sa saad seda luua, kus sa oled aru saanud, et see ei ole mitte motivatsiooniga tunnete küsimus, see on sinu vastutus luua, see on sinu ülesanne välja astuda, see on midagi, mida oodatakse. Et teate kaua veel või? Nii kaua, kui sa enam kohale ei ilmu, siis keegi helistab, kus sa oled. Miks sa ei kirjuta, miks sa ei laula, mis toimub, kus su filmid on, Elari? Kuigi see loovuskriis tundub päris, on ta illusioon. Selleks, et te saaksite looma hakata. Keskkond on väga oluline. Aga selles on teatud amatöörlikku mõtlemist. Sellepärast, et meil tuleb tegelikult õppida armastama seda, mida me teeme, mitte vastupidi. Kogu aeg räägitakse, tee mida armastad, aga see on väga väheste privileeg. Enamus meist peame õppima armastama seda, mida me teeme. Ja võt see on päris keeruline. Sa näed midagi, sa teed midagi ja sa küsid, okei, kuidas see mulle meeldima hakkaks? Kuidas ma seda armastama hakkaks? Ma olen näinud inimesi, ma olen oma elus teinud 100 intervjuusid, ma arvan, et tänaseks kindlasti üle 1000 juba. Ja mida ma näen, on just see, et inimesed vahetavad töökohta. Miks? Sest nad ei õpi armastama, mida nad teevad, vaid nad otsivad kogu aeg armastust. Aga see on päris keeruline protsess. Sellepärast, et kui sa oled 10 aastat muudku otsinud, siis ühel hetkel on need patareid nii tühjad, et ta tegelikult ei ole võimeline mitte midagi andma. See keskkond on oluline ja selles keskkonnas võiks küsida, kas mul on siin võimalust õppida seda armastama. On 4 asja, 4 sammu. See on siis nagu nimetame siis raamistikuks, mis võiks aidata loovamaks inimest. Ja esimene on, need on kõik õpitavad. Tegelikult ka, need kõik õpitavad, sa võid kõiki neid praktiseerida. Ja esimene asi, mis aitab loovamaks saada, on märka. Hakka märkama. Nii. See ei ole tühi sõna, see on tehnika. Kui mina ütlen teile praegu, et palun otsige oma toast 5 sinist värvi, siis te märkate väga kiiresti 5 sinist värvi. Ja võt siit tuleb üks selline loovuse nagu kuldtükk on see, et kui sa ei märka, sa ei näe. Miks see on nii tähtis, on sellepärast, et see sunnib sind märkama. Miks blogimine oleks nii vajalik, on sellepärast, et see sunnib sind märkama mingeid asju. Okei, mis siin on, mis seal on. Ma käsitlen ideid nagu raha, nad istuvad mu kontol. Ja kui nad ei ole üles kirjutatud, siis neid pole olemas. Kui sinu ideed, sinu lood ei ole üles kirjutatud, siis neid pole olemas. Esimene asi on märka. Mis on vaja veel märgata? Sul on vaja märgata kellegi vajadust. Ja see on siis esimene asi, kui me räägime ettevõtlusest, siis kui me räägime sellest, et kellega sa tahad tööd teha, siis küsimus on nagu selles, et kelle vajadust märgata, aga märkamine on siis selleks, et märgata kellegi vajadust. Mida inimesed su ümber vajavad? Mis neil vaja on? Zig Ziglar ütles väga ilusti, kui sa aitab piisaval arvul inimestel saada, mida nemad tahavad, saad sina kõik, mida sa vajad. Arusaadav on see, et sa ei taha aidata kõigil saada, mida nad vajavad, aga sa tahad aidata neid inimesi, kellest sa hoolid. No kellest sa hoolid? Kui sa oled stressis, siis sa ei märka, mida teised vajavad. Siis sa märkad ainult, mida sina vajad. Ja siis läheb fookus mujale. Mul on vaja, mis sul vaja? Mul on seda vaja, mul on seda vaja, mul on seda vaja, mul on seda vaja. Kui sa oled vähegi tänulik või selles faasis, et su patareid on täis, siis sa küsid, mida teised vajavad. See ei ole lihtne. Kui ma tulen õhtul koju, ja mu kaasakärt on olnud terve päeva lastega siin, mõned teist teavad, mida tähendab olla väikeste lastega kodus, siis ma tulen koju ja ma ütlen, et mul on väga raske vahest, või mitte raske, aga mul on raske ette kujutada, kuidas mu abikaasa tuleb täis meigiga õhtukleidis mulle ukse peale vastu, tere tulemast kallis koju, kuidas su tööpäev läks.
it never happens. Aga no loomulikult siis on teisi hetki. Ühesõnaga, märka vajadust ja märka, keda aidata. See on üks asi, mida sa saad teha ka läbi sellise nagu otsustamise. Otsusta märgata, kes su ümber mida vajab. See paneb su loovuse tööle koheselt. Okay. Naabrimees vajab, et seda puud ära viid. Vajadust märgata. See on midagi, mida on vaja teadlikult teha. Muidu keskendume endale ja siis mure on liiga suur, kuigi tuleb üks leht haaval. Nii, mis järgmiseks on? Esimene on märka. Teine on unista. Okay? Märka, unista. Unista, mis on võimalik. Vaadake, kui sa oled märganud, on unistamine lihtsam. Kui sa ei ole märganud, on unistamise keerulisem. Sest unistamine vajab ka raame. See on huvitav. See on paradoksaalne natukene küll, jah. Unistama millest? Unistamine sellest, mis on võimalik selle inimese või selles kontekstis, keda sa tahad aidata, mida sa oled märganud. Mida ma kõik saaks ära teha? Nende jaoks, kellest ma hoolin. Mida kõike ma saaks luua? Mõtle, kui huvitavaid asju ma saaks luua. Nendele ja nendele ja nendele. Nii et unista millest? Paljud inimesed õnnistavad õnnest. See ei ole halb, absoluutselt. Kes ei tahaks õnnelik olla? Aga õnn ei ole eesmärk oma ette. Vastasel juhul me peaks kogu aeg mingisuguses seisundis olema ja kusagil teises, ma ei tea, dimensioonis. Aga õnn on, ma ei tea, see müts teeb mind näiteks väga õnnelikuks. Väga. Sa ei näe seda, aga mina näen, mina tunnen. Ilusad autod teevad mind õnnelikuks ja siis tuleb teha järgmine samm. Esimene oli märka, unista ja nüüd on kolmas. Hästi oluline ja see on võtta ühendust. Võtta ühendust. Võtta ühendust. Suhted on elu eesmärk. Suhted on midagi, mis jäävad. Suhete nimel tööd teha, suhetesse investeerida. Kui sa mõtled nüüd jälle sellele, mis ma olen juba rääkinud, investeerid suhetesse. Ja siis on 4. samm ja see on tegutse. Alles siis tegutsed. Võtad nüüd selle aja tegutseda. Märkad, unistad, võtad ühendust, tegutsed. Ja nendes järjekorras. Märkad, unistad, mis on võimalik, võtad ühendust, jagad, lood suhet ja tegutsed. Aga huvitavad asjad hakkavad sündima. Aga siin on üks aga, ma tean üks aga. Teate, mis on aga, jah? Aga on selles, et me ei märka, sest me kiirustame kiirustamise nimel. Kiire on. Siis mida kiiremaks läheb seesama lennuk, seda vähem märkad. Vaade aheneb, kes nüüd siis teab, eks ole. Kiirusega vaade aheneb. Miks on vaja tee peal sõita 90-ga, mitte 250-ga, sellepärast, et vaade aheneb. Siin on oma füüsikaline loogika. Kiirustamine vähendab sinu vaateulatust, vaatelaiust ja siis, kui me ei märka, sest kiirustame kiirustuse nimel, siis me ei unista, sest unistamine eeldab, et me riskime unistuste täitumisega. Probleem ongi selles, et kui su unistused lähevad suureks, siis nende täitumine nõuab ka sinult midagi enamat. Aga mõtle, kui ma sellest ilma jään. Aga mõtle, kui see täitubki, kui see päriselt juhtub. Mul on, vestlesin hiljuti ühe inimesega, kes on teeninud eelmisel aastal väga palju raha. Tal läks väga hästi. Ma sain temaga kokku ja siis ta ütles mulle, et tead, ma olen täiesti masenduses. Nii juhtub, kui sa teed midagi, mida sa ei oska taas toota. Me ei võta ühendust, sest meid võidakse tõrjuda ja me ei tegutse, sest me ei ole märganud, unistanud ega ühendust võtnud. Võt see selline väga nagu framework või süsteem, mis mind ennast nagu väga nagu inspireerib, sellepärast, et ta on nagu loogiline, ta algab millestki, mis on nii inimlik. Mis on vaja? Mis on vaja? Sul oleks vaja märgata kultuuris, mis toimub meie kultuuris ja mis toimub majanduses. Ja mõista, et nüüd on sinu kord. Ja siis on vaja kujundada harjumus. Elari, millest sa räägid? Vaadake, elamus inimesi ei arva, et praegusel ajal on nende kord luua midagi. Enamus, 99% pluss ootavad mida?
et Kaja Kallas ütleks, et läbi on, võite hakata tegutsema. Aitäh, Kaja! Lahendused meie majanduslikele olukordadele ei tule Kaja käest. Lahendused ei tule sellest, kui riik ütleb, et no nüüd võid jälle oma putka lahti teha. Lahendused tulevad ainult ettevõtlike inimeste käest, kes otsustavad tegutseda, sest nad on märganud, nad on unistanud, nad on ühendust võtnud ja nad on hakanud tegutsema. Vabandust, et karjun, lihtsalt selline emotsionaalsus tuli praegu peale. Nad on kõik tublid, ma ei räägi sellest, nad on kõik tublid, ma õnnistan neid, nad on kõik väga tubli. Ma räägin seda, et lahendused meie oma sissetulekute ja äridesse tulevad kelle käest? Ettevõtlike inimeste käest, ettevõtjate käest. Ettevõtlikud inimesed loovad lahendusi. Sul on vaja selleks märgata. Okei, nii, mis sul on vaja? Kultuuris ja majanduses muutust. Need on täna olemas. Kus sul on vaja olla? Sul on vaja olla seal, kus on inimesed. Kus on praegu inimesed? Inimesed on internetis. Inimesed on internetis ja see on see koht, kus mina teiega kohtun, internetis. Kõige selle keskel oleks vaja kujundada harjumus ja harjumus tegutseda. Sul on vaja teha mõned sammud, et kujundada harjumus, et hakata tegutsema. Ja ausalt öeldes, siis võiks öelda lausa nii, et siis on aeg kasvada suureks. Paljudel meist, kes ma saan 42 aastaseks ja ma olen meie pere pesamuna, mu õde on kaksik õde mul ja ma olen kogu aeg tundnud, et ma olen väike poiss ja kõik mulle on lubatud. Ja ausalt öeldes, ma olen mõned aastad kogenud seda, kuidas ma pean suureks kasvama ja märkama seda, mis on oluline, mis on tähtis, võtma vastutust selle eest. Ja üks asi, mida ma olen aru saanud, et õige tuju on praegu. Mitte homme, mitte ülehomme. Ja kui mu pojad ütlevad, nad ei viitsi õppida või teha voodit ära, siis juhha ei tii. Õige tuju on praegu, mind ei huvita su tuju. See on sinu ülesanne luua ja olla loov. See on sinu võime ja sinu võimalus olla loov. Aga mis siis, kui see teistele ei meeldi? Siis lood edasi, lood edasi, lood edasi, lood edasi. Nii kaua, kuni enam ei karda. Okei? Nii. Selle peale läks oluliselt rohkem mul auru, aga ma kuidagi mõtlesin, et need on see nii oluline vundamendi ladumiseks, selle loovuse ärgitamiseks, et sul ei oleks vabandusi enam. Ma olen teinud kõik selleks, et võtta su vabandused. Oo, Elari, minu taust on selline. Oo, Elari, aga mina ei saa, sest minul on selline haridus. Oo, Elari, sellepärast, et ma olen sündinud Ukrainas. Oo, Elari, sellepärast, ma olen Kiviõlis sündinud. Ja, ma olen Kiviõlis 61. Nõukogude aja laps. Ma olin aastal 2009 ja 10 täielikult pankrotis ja ilma igasuguse finantsita. Ma olen nii palju ebaõnnestunud. Mis sinu vabandus on? Okei. Siia lõpetuseks. Veel järgmine osa. Mõtlesin, teeme veel seminari, aga praegu kohe ei tee. Me peame teiega tegema mõned kiiremad sammud ja see järgmine samm on tegelikult see, et hakkame oma lugu jutustama teatud süsteemis või vormi pidi. Ja meid huvitab tegelikult palju rohkem see, mida sa teed, lisaks selle, mida sa teed, see, kus sa tuled. Mis su teekond on? Ja ma kasutan nüüd sellist sõna nagu mõju. Sul on vaja kasvatada oma mõju. Ja kuidas sa kasvatad oma mõju? Sa kasvatad oma mõju läbi oma loo. On olemas skript, on olemas, filmis on olemas, mis sa oled õppinud, sa tead, millest see algab, eks ole, mis need sammud on, kuidas see peaks välja kastuma. Ja see on midagi, mis aitab siis sellel lool kasvatada mõju. Kui te vaatate filmi ja teid ei huvita, mis peategelasest saab, siis miks? Siis see on väga halvasti kirjutatud skript. Kui meile ei lähe korda kellegi lugu, siis kas seda on jutustatud kellegile, kes ei hooli või me ei ole seda lugu päriselt läbi mõelnud. Ja see lugu, sinu lugu on nagu film. Ma räägin teile oma loo. Okay?
Ükskord ammu oli Elari juhina pankrotis. Ainus, mis tal oli jäänud, oli rahul olematud töötaja. Ja ühel päeval, kui tal oli järgi jäänud ainult üks töötaja, seegi õnnetu, mis sest, et sugulane, saabus ta postkasti üks email. Õigemini teate ausalt öeldes, see pole email, vaid see oli flyer. Kellelgi, kelle nime ta teadis, see oli Ken Blanchard, raamatu 1 minuti juhtautor. See flyer oli kirjas, et hoolimine on vastus suurepärasele juhtimisele ja väsinud oleme me sellepärast, et me ei hooli eriti endast ja teistest. Aga hoolimine ei tulnud lihtsalt. Sellest arusaamine ja selle praktiseerimine näis liiga pehme. Aga Elari õppis, et hoolimine on struktuuri loomine ja mitte kumba ja. Tulemuseks on Elari ümber täna üle 100 töötaja ja äri, mis teeb käivet üle 6 kohalise numbri. Elari kasvab. Mida ma tahan öelda sellega on see, et sinu lugu on nii tähtis, et sa ei saa seda jutustada kuidas iganes. Kui sa otsustad olla oma valdkonnas liider, kui sa otsustad minna ees, kui sa otsustad nagu näidata teed, siis sa ei saa seda teha lihtsalt kuidagi. Ja selleks on vaja sul on vaja selle loole struktuuri. Ja see tahab harjutamist. Suur tänu tänase eest teile. See on minu privileeg, et tulete kokku ja tahate koos õppida, et te hoolite inimestest ja ärist